Meil on rõõm jälle kohtuda teiega, seekord siis Avaroni podcastis. Neile, kes Avaronist midagi varem kuulnud ei ole, siis me oleme 17 aastat tegutsenud varahaldusettevõte ja meie Rainiga olemegi Avaronis juba 17 aastat investeerinud börsifirmade aktsiatesse ja võlakirjadesse. Ja investoritel on võimalik meie kaudu investeerida läbi kõrge tootlusega võlakirjade portfelli, kus täna on siis aastatootlus 8,4%. See portfell ei ole küll avalik portfell, seega kui sa soovid siia investeerida, siis võta minuga eraldi ühendust. Avalike toodetena, kuhu investorid saavad lihtsalt internetipanga kaudu investeerida, on meil siis Avaroni privaatportfellifond, kus täna on 68% kõrge tootlusega võlakirjades, mille tootlustähtajani siis aastas on 8,5%, lisaks ka kasvuaktsiad ja kuld ning kui võlakirja portfell ja siis privaatportfellifond on pigem madalama ja mõõduka riskiga, siis meil on ka kõrge tootlusega fond olemas, Avaron Areneva Euroopa fond, mis on siis puhas aktsiafond. Ehk meie kompetents on investeerida börsifirmade aktsiatesse ja võlakirjadesse ja täna hea meelega räägiksimegi sellest, mida me näeme täna turgudel. Räägime natukene intressitsüklist, samamoodi kus me asume täna majandustsüklis ja puudutame lõpus ka riigi võlakirja emissiooni ja mida me arvame riigi võlakirjadesse investeerimisest. Aga hakkame siis otsast pihta. Umbes aasta tagasi tegime Rain sinuga meie esimese podcasti, kus me siis väga selgelt andsime väga tugeva ostusoovituse kõrge tootlusega võlakirjadele. Et sellel ajahetkel siis oli meie tees selline, et inflatsioon ühel hetkel tipneb, intressi tõusutsüklist oli suur osa juba ära tehtud ja ühel hetkel algab siis intressitsükli pöördumine. Ja kuna intressitsüklist suur osa oli ära tehtud, ehk siis suur osa tõusust, siis see on ideaalne aeg investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse. Kus me täna siis selles tsüklis oleme? Kui aasta tagasi meil tees, ma arvan, et suures joones oli õige, aga võib-olla me ei olnud päris veel 100% kindlad, et kas nüüd on nagu kõik intressitõusud tehtud ja kas nagu inflatsioon on ka päriselt nagu siis tipu ära teinud, kuigi kõik nagu märgid nagu sinna poole näitasid, siis tänaseks on nagu see kindlus selgelt tõusnud, et inflatsioon on nii Euroopas kui Ameerikas märkimisväärselt alla tulnud, et Euroopas oli inflatsiooni tipp üle 10%, täna me oleme 2,2% peal ja suhteliselt sarnane dünaamika on ka USAs olnud ja see on viinud ka selleni, et keskpangad on väga selgelt hakanud rääkima intresside alandamisest. Euroopa keskpank on juba esimesed sammud teinud. USA keskpangalt kohe oodatakse esimest intresside alandamist. Ja tegelikult siis USA Föderaalreservi esimees Jeremy Powell augustikuisel Jackson Hole'i konverentsil andis ikka väga selgelt juba mõista, et intressid hakkavad tänaselt tasemelt alanema. Et see on nagu selles mõttes, ütleme siis, me oleme täna nagu sukses võib-olla märgilises kohas, et kui aasta tagasi me rääkisime sellest, et intressid vast on tipnenud, siis nüüd meil on see platooperiood läbi ja nüüd hakkavad need intressid alla tiksuma. Ja mis meid viib tegelikult nagu järgmise asjani on see, et see intresside alanemise tsükkel,
kui need intressid on ükskord juba pöördunud, siis see alanemise tsükkel tegelikult kestab ikkagi ka täitsa arvestatavalt pikalt ja need intressid tüüpilisest tsüklist tulevad päris oluliselt alla. Et kui vaadata näiteks USA intresside ajalugu siin alates 70-ndatest, siis see intresside alandamise tsükkel on kestnud seal pigem 2 aastat pluss ja intressid on siis sellest kõrgemast tasemest tulnud alla 4-5% punkti, mõnikord isegi rohkem. Et ühest küljest täna nii Euroopas kui USAs oodatakse ka päris nagu arvestatavat intresside alandamist. Aga ajalugu on pigem näidanud nagu seda, et turg sel hetkel, kui intressi hakatakse alandama, siiski alahindab seda kogu nagu kumulatiivset intresside langust. Et ja seal on just hiljuti lugesin ühte siis analüüsi, kus siis oli toodud välja erinevad siis intresside alandamise tsüklid ja mida tol hetkel turg sisse hindas. Ja seal tuli välja väga huvitav niisugune siis erinevus selle vahel, et kas järgneb majanduslangus või mitte. Et nendes tsüklites, kus siis on õnnestunud tekitada majandusel nõnda öelda pehme maandumine, ehk siis majanduslangust ei ole saabunud, on turg siis selle enne esimest intresside alandamist või sel hetkel üsna nagu täpselt prognoosinud siis kuhu maale need intressid võiksid langeda. Aga kui vaadata siis neid näiteid, kus on järgnenud majanduslangus, siis tegelikult on turg päris oluliselt alahinnanud intresside alandamise siis seda ulatust. Ja see viib me ikka nagu selles mõttes nagu esiteks peaks siis ära mainima nagu selle, et kui me vaatame ajalugu, vahet pole tegelikult mis riikides, siis on ikkagi pigem erandiks see, kui intresside tõusu tsükkel ei lõppe majanduslangusega. Et jah, neid näiteid on, aga neid näiteid on oluliselt vähem võrreldes nendega, kus intresside tõusu tsükli lõpus saabub ka majanduslangus. Et kui suur see majanduslangus on, see on nagu omaette küsimus. Ja kui me vaatame tänast olukorda, siis tegelikult on täna täpselt samamoodi, et kõik nagu ootavad, et tuleb siuke pehme maandumine. Seletame ära, mis see pehme maandumine on? Pehme maandumine tähendab seda, et inflatsioon tuleb alla, mis võimaldab keskpangal intressi alandada, ilma et tekiks majanduslangus, et töötus oluliselt läheks ülesse. Ja kui intressid tulevad alla, siis see peaks andma nagu selles mõttes nagu hoogu või olema fundamendiks nagu järgmisele kasvutsüklile. Et kas või kui me vaatame nagu praegu, et kõrgete intresside mõjul on ikkagi mingisugused investeeringud jäänud seisma. Et näiteks elamu ehituses on ikkagi Euroopas tõmmatud nagu viimase 2 aastaga väga selgelt käsi pidur peale. Ehk siis jah, et kas nagu selles mõttes tuleb nagu arvestatav majanduslangus, kus inimesed hakkavad töökohti kaotama, mis tekitab siis siukse tegelikult negatiivse tsükli, sest et ühe inimese kulu on teise inimese tulu, et ongi, et näiteks kui need samad ütleme siis, ma ei tea, ehitajad jäävad tööta, kuna neil ei ole nagu selles mõttes objekte, mida ehitada, siis see tähendab, et nad vähendavad enda kulutusi ja seejärel vaatab nagu keegi järgmine, et kuule, et ma pean võib-olla natukene nagu selles mõttes tõmbama nagu koomale, et ühesõnaga mitte liiga palju raha põletada. Ja praegu turg siis hindab sisse pehmet maandumist. Ja tegelikult isegi nagu selle, mis nagu võib-olla minu jaoks ongi nagu täna nagu kõige huvitavam või nagu ärevust tekitavam nagu moment turgudel on see, et näiteks kui me vaatame Euroopat, siis Euroopas on nagu eelmine aasta oli olematu kasv, eriti Saksamaal, aga Euroopas nagu üldiselt. Ja
nüüd ettepoole vaatavalt oodatakse tegelikult majanduskasvu kiirenemist ja samal ajal inflatsiooni alanemist, mis on natukene nagu siuksed omavahel konfliktis tegelikult. Täpselt. Ja ka USA's on nagu selles mõttes nagu see, et okei, seal nagu selles mõttes inflatsioon on nagu selles mõttes nagu alla tulnud ja oodatakse nagu selle edasist alanemist, aga seda oodatakse ka suhteliselt tugeva majanduskasvu kontekstis. Et nagu see ongi, et tavaliselt need asjad ei juhtu koos, ei saa välistada, et need nagu selles mõttes, et selles mõttes ongi, et kuidagi ei saa seda pehmet maandumist täna välistada ja ongi, et kuna see on nagu sihuke konsensuse üldine nagu arvamus, siis väga paljud faktid näitavadki selles suunas. Aga teistpidi, et kui nagu vaadata nagu seda, et kus see nagu selles mõttes konsensus võiks nagu eksida ja vaadata, kuidas nagu ajalooliselt on tegelikult siis majandustsüklid arenenud, siis nagu tihti on seal tekkinud ikkagi see, et see intresside tõusu mõju jõuab hilinemisega majandusse ja selleks ajaks, kui hakatakse intresse alandama, on tegelikult juba natukene liiga hilja. Meie kuulajad ja vaatajad kindlasti mõtlevad praegu sellele, et miks me pühendame nii palju aega soft landingule ehk pehmele maandumisele majanduses ja hard landingule ehk siis tugevamale või sügavamale majandussurutisele. Et me ju investeerime lihtsalt börsiettevõtete aktsiatesse ja võlakirjadesse, et miks on väga oluline turul aru saada, kas tuleb pehme maandumine või raskem majandussurutis. Et kuidas erinevad varaklassid võiksid käituda nendes erinevates majandusoludes? Ilmselgelt pehme maandumine on selline asi, mis meeldib kõigile, et pehme maandumise stsenaariumi puhul kindlasti aktsiatel läheb suhteliselt hästi, et ka siis ettevõtteid ikkagi need kõrged intressid piiravad, et vähendavad nende investeeringuid, see mõju on siis lõppnõudlusele, et kõigil peaks justkui minema elu paremaks. Ja kui siis pehme maandumise stsenaariumis tulevad intressid alla, siis see on ka tegelikult nagu võlakirjadele väga hea, sest esiteks langevad intressid toetavad ka võlakirjade hindu ja teiseks on siis pehme maandumise korral ei ole ka nagu väga suurt ohtu selles, et ettevõtete pankrottide arv kasvaks ja et siis nagu krediidirisk tõuseks. Aga kui me vaatame siis nõnda öelda rasket maandumist või kui intresside tõusutsükkel lõpeb majandussurutisega, siis see varaklasside tootlus on hoopis teistsugune. Et võlakirjadel, kui me vaatame eriti siis nagu madala riskiga riigi võlakirju, siis tüüpiliselt madala riskiga võlakirjadel on see majandussurutis väga hea aeg, kuna kõik jooksevad siis turvalisse kohta ja langevad intressid toetab neid. Ka tegelikult on see suhteliselt okei aeg siis kõrgema riskiga korporatiivvõlakirjadele, et jah, turu volatiivsuses lühiajaliselt võib-olla langevad ka nagu nende hinnad, aga tavaliselt need tulevad suhteliselt kiiremini tagasi. Aga aktsiaturule majanduslangus ei meeldi kohe üldse. Et tüüpilises sellises majanduslanguses ikkagi aktsiaturul käib siukene 20% pluss korrektsioon. Ja meie nagu selles mõttes nagu mitte, et me nagu arvaks, et kindlasti tuleb majanduslangus või et kindlasti tuleb see üsnaga et kindlasti tuleb karuturg, aga me oleme pigem nagu sellel arvamusel, et täna turg alahindab siis seda majanduslanguse tõenäosust. Ja eriti just vaadates aktsiate poolele, et aktsiaturud on üldiselt ikkagi täna ajaloolises kontekstis kallid, eriti USA's. Ja see teeb meid nagu selles mõttes aktsiate osas ettevaatlikuks. Ja kui vaadata nagu siis seda,
miks me täna siis näeme võlakirjade poole paremat nõnda öelda riskitulu suhet või kombinatsiooni, seisneb selles, et meie võlakirjaportfell, mis on nagu siukse ühesõnaga meie arvates tolereeritava krediidiriskiga, pakub meile umbes 8% tootlust. Ja kui nüüd seda 8% panna siis konteksti, siis tegelikult on see parem tootlus või nagu see võrreldav tootlus aktsiaturgudega. Ehk siis pikaajalise aktsiaturgude tootlusega. Jah. Kui võtta nüüd kokku see jutt, siis kui meil tuleb pehme maandumine, võib investor vabalt olla investeeritud nii kõrge tootlusega võlakirjadesse, riigivõlakirjadesse kui aktsiatesse ja väga suurt muret nii-öelda ei ole. Samas, kui realiseerub risk nii-öelda tugevamast majandussurutisest, siis seal investor peaks kindlasti olema ettevaatlikum oma aktsiapositsioonidega, ehk siis kas vähendama neid või mitte sisenema aktsiapositsioonidesse ja pigem olema rohkem võlakirjades ja sõltuvalt investori riskitasemest ka siis võib-olla madalama tootlusega instrumentides. Et kas see on peamine põhjus, miks me täna oleme Avaroni privaatportfelli fondiga ligi 70% kõrge tootlusega võlakirjades ja vaid seal nii-öelda 25-6% juures aktsiates? Täpselt nii, et meie arvates on täna siis võlakirjades siis ütleme tootluse ja riski suhe oluliselt parem kui aktsiate poole peal. Ja täna on meil siis võlakirjaportfelli keskmine tootlus umbes 8% ümber. Ja kui me paneme seda siis konteksti, siis näiteks viimasel 10 aastal on olnud MSCI All Country World Indexi keskmine aastane tootlus 8,7%. Ehk siis tegelikult on täna see võlakirjaportfelli tootlus sisuliselt sama või väga võrreldav. Ja mis see tähendab nagu selles mõttes on see, et kui aktsiaturgudel tuleb keskmiselt hea aasta, siis olles võlakirjades me ei jää oluliselt ilmselt tootlusest ilma. Aga riskitase on oluliselt madalam. Täpselt. Ja lisaks veel siia nagu juurde ka nagu selle, et viimasel 10 aastal on siis MSCI Worldi tootlus olnud eurodes 8,7%. MSCI World on siis globaalne aktsiaindeks, mis peegeldab kogu maailma turgude liikumist. Just, aga kui vaadata näiteks pikemat, et viimased 10 aastat on olnud tegelikult aktsiaturgudel ikkagi kas just saab öelda erakordselt hea, aga ilmselgelt nagu keskmisest paremad ajad. Et kui vaadata seda sama MSCI World Indexit viimase 20 aasta jooksul, siis on keskmine eurotootlus olnud kõigest 6,7%. 6,7%. Ja väga paljud nagu selles mõttes võib-olla täna kõik vaatavad nagu selles mõttes nagu USA turu poole, kus on nagu viimasel kümnendil olnud superhead tootlused ja põhimõtteliselt, et kui sa ei ole olnud USA-sse investeeritud, siis sa nagu selles mõttes oled peamise aktsiaindeksid ilmselt underperforminud. Aga USA S&P viimase 10 aasta keskmine tootlus eurodes on 13,6%. Aga viimase 50 aasta, USAs on nagu väga hea nagu selles mõttes võtta nagu selline pikk ajalugu välja. 50 aasta keskmine aastane tootlus eurodes on 6%. Et see ongi, et kui nüüd võtta see päris pikaajaline keskmine tootlus, siis täna võlakirjad annavad väga võrreldava tootluse. Ja teine nagu oluline tähelepanek on see, et viimane kümnend on olnud aktsiaturgudele ajaloolises kontekstis väga hea. Ja head ajad, me ei taha olla see kurjakuulutaja, et head ajad kindlasti otsa saavad, aga ajalugu on näidanud, et need head ajad ei kesta ka igavesti. Viimase aastaga on võlakirjaturg ka päris palju muutunud, kui eelmise aasta sügisel oli mitmeid instrumente, kus võis öelda inglise keeles no-brainer,
mis tähendab seda, et tugev ettevõte, kõrge intressitase, võta portfelli, istu ja lõpuni ja sa saad kõrge tootluse kätte. Siis tänaseks turg on muutunud selles osas, et neid niisuguseid no-brainereid enam nii palju ei ole ja samal ajal pankade võlakirjade, ütleme siis madalama riskiga ots on täiesti ära kadunud. Kuidas sa seda turgu täna kommenteerid? Jah, selles mõttes see nagu võib-olla see, kuidas öelda siis nende võlakirja investeeringute nagu võimaluste ampluaa on selle aastaga tegelikult üsna palju ju muutunud. Et täpselt eelmine sügis oli et pankade, eriti nagu selline Baltikum ja arenev Euroopa, aga tegelikult nagu Euroopa üleselt MREL võlakirjad oli niisugune väga harukordne võimalus. Seleta meie kuulajale ära, mis asi on MREL võlakiri? MREL võlakiri on siis ühesõnaga pankade tagamata võlakiri, aga enda siis krediidiriskilt on see selgelt madalama riskiga kui näiteks allutatud võlakirjad, mida pakutakse ka jaeinvestoritele ja oluliselt madalama riskiga kui siis AT1 võlakirjad, mis siis sisuliselt on juba omakapitali instrumendid. Ja mis siis nende MREL võlakirjade ühesõnaga, miks need üldse tekkisid? Taust on siis selles, et sisuliselt eelmise finantskriisi järel Euroopa siis panganduse regulaatorid jõudsid järeldusele, et pangad ei peaks olema ainult deposiitidest finantseeritud, vaid mingi osa finantseeringust peaks pankadel tulema siis võlakirjade kujul ja mis oleks siis pikema tähtajaga, ehk siis tegelikult natukene pehmendada seda sihukest bankrun'i riski, et sul kõik ühel hetkel nagu paanikas tormuvad pangast raha välja võtma, mis siis deposiitide puhul on tegelikult väga sihuke arvestatav risk. Aga võlakirjal on tegelikult ikkagi see, et enne võlakirja tähtaja saabumist ei saa ükski investor nõuda selle tagasimaksmist. Ja siis põhimõtteliselt Euroopa Keskpank tegi regulatsiooni, et teatud osa pankade siis finantseeringust peab tulema läbi selliste instrumentide. Ja selle regulatsiooniga siis kooskõlla minemise tähtaeg, see riigiti natuke erines, aga ümmarguselt võib öelda, oli siis eelmise aasta lõpp, mis siis pankade jaoks tegelikult sattus äärmiselt ebamugavale ajale, sest et intressid olid just väga palju tõusnud. Ja kuna need olid ka siuksed uued instrumendid või tegelikult see sundis turule tulema päris paljudel uutel emitentidel, kes varem ei olnud rahvusvahelistel turgudel siis võlakirju emiteerinud, siis tüüpiliselt on see, et uus emitent alguses peab natuke nägema vaeva, et ennast teha investoritele tuttavaks. Ja kui keegi ei tunne seda ettevõtet, siis tüüpiliselt tahetakse natuke rohkem intressi saada. Ja see tekitaski tegelikult siin olukorra, kus Balti pangad pidid seda siis MREL võlakirjadega raha kaasama väga kõrgete intressidega. Aga võib-olla see on nagu natukene nagu selles mõttes siuke ülevõimendatud näide, et nende võlakirjade nagu riskantsusest, et tegelikult on need isiklikult ma pean neid võlakirju riskantsemaks kui korporatiivdeposiite, aga kui puhtalt vaadata nagu niipidi, et kui nüüd täna toimub panga pankrot ja hakatakse siis varasid laiali jaotama, siis kõigepealt saavad raha tagasi ühesõnaga jaeinvestorid nende deposiitidele, aga kuna korporatiivdeposiidid üle 100 000 ei ole ühesõnaga kuidagi tagatud, siis tegelikult lähevad korporatiivdeposiidid nende tagamata võlakirjadega sisuliselt ühte potti. Et jah, nendel võlakirjadel on ka sees nagu selles mõttes mahakirjutamine klausel
ja noh, praktikas, kui midagi peaks juhtuma, ma arvan, et ikkagi need võlakirjad kannatavad enne kui korporatiivdeposiidid, aga noh, see nagu riskitase seal on ikkagi arvestatavalt madalam võrreldes siis allutatud võlakirju. Aga jah, täna on nagu selles mõttes see turg selles osas muutunud, et kui siin aasta tagasi siukseid instrumente emiteeriti siin ühesõnaga 7-8% ümbruses, siis noh, täna me näeme, et need emissioonid tulevad seal juba pigem ühesõnaga 5-ga algav number. Ja noh, see 5-ga algav number jah, ühest küljest on ka nagu täitsa nagu selles mõttes adekvaatne, arvestades neid riske, aga noh, me pigem nagu täna nagu suuname siis raha teistesse kohtadesse, teistesse sektoritesse. Kui vaatame täna oma privaatportfelli võlakirja osa ja ka võlakirjaportfelli võlakirja osa, siis meil on see portfell väga hajutatud, noh, laias laastus umbes 50 erinevat võlakirja ja siis ettevõtete arv, kes neid emiteerinud on, noh, suurusjärgus seal 45. Miks me arvame, et täna on väga oluline võlakirjaportfell ära hajutada ja mitte olla sõltuvuses siis vaid ütleme 5 või 10 võlakirjast? Noh, ma ütleks, et me mitte ei arva, et ainult täna on vaja olla hajutatud, vaid et tegelikult hajutatud peaks olema kogu aeg. Ja noh, mõnes mõttes isegi ütleks, et see hajutatus on vaata, et pigem olulise võlakirja investeeringute puhul kui aktsiainvesteeringute puhul, et noh, aktsiainvesteeringute puhul võib-olla nagu ongi, et ka nagu selles mõttes nagu sihuke hästi valitud nagu 10-15 ettevõtet võib tegelikult nagu anda nagu kokkuvõttes päris hea tootluse, et kui sul mõni neist läheb uppi, siis teised võivad sul nagu selles mõttes teha nagu väga hea tootluse ja see kompenseerib selle. Aga võlakirjaportfelli puhul, et kui sul on näiteks ainult 10 võlakirja ja üks neist siis läheb uppi, raha ei tule tagasi, siis see võib ikkagi nagu ära pühkida väga suure osa portfelli tootlusest ja kuna võlakirjadel on siis tootlus on fikseeritud, see tähendab seda, et ei ole ka nagu väga seda lootust, et sul siis mingite teiste võlakirjade parem tootlus kuidagi seda kompenseeriks. Et ja noh, selles mõttes on see, et nagu seda diversifitseerimist, inglise keeles on niisugune hea nagu näide, et hea ütlus, et debt isn't linear. Et see otsetõlge eesti keelde, et võlg ei ole lineaarne, ei kõla üldse hästi, ei anna seda nagu sõnumit edasi, aga mis selle asja mõte on see, et võlakirja investeeringute puhul sul võib ettevõtte nagu selles mõttes olukord halveneda kuni mingi piirini ja selle võlakirjaga ei juhtu mitte midagi. Aga kui see kriitiline piir ületatakse, siis sul tulevad järsku ja suhteliselt suured kahjumid. Et see on nagu selles mõttes nagu selline asi, mida tuleb nagu alati silmas pidada ja ongi, et kuna majandusolukord on ikkagi selgelt praegu muutunud keerulisemaks, siis on ka ikkagi nagu näha juba neid siis näiteid ka, kus nagu tegelikult ettevõtetel on need nagu raskused tekkinud. Ja loomulikult, kui me praegu räägime sellest, et me ikkagi siseneme selgelt majandussurutise faasi, siis ka ettevõtete tulemused võivad halveneda, mistõttu ettevõtte krediidirisk võib kasvada. Absoluutselt ja noh, seda on nagu selles mõttes väga selgelt juba näha, aga mis täna on nagu positiivne, on see, et seda riski on ka võlakirjaturul juba palju paremini sisse hinnatud kui võib-olla aasta tagasi. Et võib-olla siin veel aasta tagasi või 1,5 tagasi arvati, et ettevõtete tulemused nagu selles mõttes nagu püsivad head ja järelturul need võlakirjade hinnad püsisid ka nagu päris headel tasemetel. Aga täna on tegelikult päris palju siukseid just ütleme siin nagu siuksed tsüklilised ettevõtted, kus juba nende tulemustes on nagu selles mõttes päris selgelt näha, et asjad on halvemad.
aga see kajastub ka võlakirja hindades. Et jah, mitte et nagu selles mõttes see nagu kokkuvõttes, et noh, kellelegi ei meeldi, et nagu ettevõtetel kehvemini läheb, aga teistpidi, et kui sul on juba nagu selles mõttes päris palju negatiivsust ootustesse ja võlakirja hindadesse sisse hinnatud, siis seal võib omakorda tegelikult tekkida võimalus, sellepärast et ega ka halvad ajad ei kesta igavesti ja et ongi, et noh, kui nüüd ikkagi intressid alanevad nii nagu oodatakse, siis 2-3 aasta pärast tegelikult on paljudel ettevõtetel juba oluliselt kergem hingamine. Ehk kui võtame praeguse osa kokku, siis kõrge tootlusega võlakirjad on meie arvates täna turul kõige parem riskitulu suhtega varaklass, sest ükskõik, kas me siseneme pehmesse maandumisse või raskesse maandumisse, siukses 1-2 aastases perspektiivis nad võiksid pakkuda paremat riskitulu suhet võrreldes aktsiatega kindlasti. Ja teine asi on see, et kui sa täna investeerid võlakirjadesse, siis su portfell peab olema hajutatum kui vaid 10 instrumenti portfellis. Palju meie investorid on minu käest pidevalt küsinud, et mitu võlakirja teie siis kuus läbi analüüsite, kui palju teil seda flow'd nii-öelda läbi liigub. Et noh, lihtsalt kommentaarina, et me ei investeeri vaid Baltikumi võlakirjadesse, vaid me vaatame nii Baltikumi areneva Euroopa piirkonda, meil on liinid lahti mitmete Skandinaavia maakleritega, kus meil flow tuleb ja vaatame ka Lääne-Euroopat. Ja võib-olla kõigepealt nagu hüpates korraks veel selle eelmise teema juurde tagasi, et selle diversifitseerimise juures ongi oluline nagu see, et mitte ainult emitentide järgi diversifitseerimine, vaid seda peab vaatama geograafiliselt ja sektoriti. Et noh, ütleme, kui me vaatame Baltikumini siis võlakirjaturgu, siin on väga palju pankade võlakirju, aga et noh, kui sa omad nagu portfellis kas või 10 eri panga võlakirja, kas see tegelikult on diversifitseerimine. Et kui peaks näiteks korduma, ütleme 2009 finantskriis, mis siis mõjus pangandussektorile väga laastavalt, halbude laenude osakaal läks väga kõrgele, Baltikum sai sealjuures nagu väga valusalt pihta. Et noh, ma arvan, et ega väga suurt vahet ei ole, et kas sul on ühe või teise panga nagu võlakirjad, et jah, võib-olla nagu noh, siuksed väiksed erinevused on, aga tegelikult nagu sellisele suurele makroriskile avatus on üks. Ja noh, samamoodi on nagu selles mõttes siis ka nagu siuke geograafiline ja geopoliitiline nagu siis diversifitseeritus. Aga tulles siis tagasi nagu selle juurde, et palju me siis nagu võlakirju läbi vaatame, et lühike vastus on siukene, et ma arvan, et me kuus vaatame läbi siuke 20-30 võlakirja keskmiselt. Ja noh, need me vaatame siis juba ikkagi põhjalikumalt läbi, et meil tegelikult nagu selles mõttes seda deal flow'd uute emissioonide kohta tuleb sisse oluliselt rohkem, aga me noh, tegelikult kohe elimineerime nagu selles mõttes mingisugused võlakirjad, et noh, esiteks ongi, et siuksed väga madala tootlusega ja väga turvalised asjad, et noh, kui nagu ma ei tea, Volkswagen tuleb enda ühesõnaga võlakirja 4%-ga emiteerima, et noh, see ei ole nagu selles mõttes täna nagu meie nagu selles mõttes nagu siukene siis huviorbiidis. Just huviorbiidis ja me ei hakka sinna ka nagu selles mõttes nagu aega kulutama, aga et mis nagu selles mõttes tootluse poolest enam-vähem võiks olla meile huvitavaid, et siukseid emissioone jah, keskmiselt ütleks 20-30 emissiooni kuus, et noh, kevad oli väga aktiivne, ütleme siis siukene juuli kuni poole augustini, mis on traditsiooniliselt Euroopas siis puhkuste periood ja see on nagu periood, kui ei toimu mitte midagi. Ja noh, siis oli ka nagu selles mõttes väga selgelt uutes emissioonides paus, aga nüüd siin septembri viimastest nädalatest on see asi läinud nagu kose tagant valla ja kõik need emitendid, kes nagu selles mõttes võib-olla kevadel veel mõtlesid, kas ja millal teha, nüüd on nagu selles mõttes
rutanud neid tegema ja noh, ütleme niimoodi, et praegu need viimased nädalad on olnud pigem keskmisest töisemad. Kui vaadata üldse ettevõtte kvaliteeti, miks me millessegi investeerime, siis mitmed investorid on minu käest küsinud, et kas meil oli Planet 42 portfellides ja kui ei olnud, siis miks ei olnud? Ei olnud ja jah, kuna selle kohta on küsitud, siis me oleme olude sünnil pidanud ennast selle kaasusega natuke rohkem kurssi viima, sest et tegelikult algselt meie analüüs Planet 42 osas oli sihuke väga lühike, ma arvan, et me piirdusime võib-olla poole tunniga. Ja noh, meil oli nagu selles mõttes nagu selge, et selle nagu võlakirja risk on meie jaoks liiga kõrge. Et noh, mis need nagu selles mõttes nagu peamised faktorid seal olid see, et noh, lihtsalt kui me vaatame nagu selles mõttes ettevõtte bilanssi, siis esimeses ringis, kui nad vist võlakirja pakkusid, siis seal oli veel natuke positiivset omakapitali, viimases ringis oli see omakapitali rida juba negatiivne. Noh, ettevõtte startup, jah, võib-olla vahepeal siin arvati, et startupid ei peagi kasumit näitama, noh, ühesõnaga Planet 42 ei ole vist positiivset kasumit kunagi suutnud näidata. Aga kui sa kombineerid neid kaks asja, et sul on ettevõte, mis on jooksvalt kahjumis ja millel on olematu omakapital, siis see tähendab koheselt, et võla teenindamine sõltub puhtalt siis sellest, kas aktsionärid on nõus sinna järjest uut raha peale panema. Ja noh, 2 aastat tagasi oli nagu selles mõttes nagu selline startupide buum ja noh, kõik tahtsid sinna nagu selles mõttes nagu raha nagu selles mõttes lükata. Aga noh, meie jaoks see tundus nagu selles mõttes liiga riskantne ja ütleme siis niimoodi, et jälle, kui vaadata seda nagu riskitulu suhet, siis ütleme niimoodi, et noh, mitte küll võib-olla nagu Planet 42 puhul seal oli ka nagu sellist teisi faktoreid, aga noh, teiste sarnaste kaasuste puhul me võib-olla isegi ennem oleks olnud valmis võtma seda aktsiariski, kus sul tegelikult on võimalus raha mitmekordistada, kui see asi tegelikult välja töötab. Võrreldes sellega, et sa annad sinna tagamata laenu, mis tähendab seda, et kui see asi välja ei tööta, sa põhimõtteliselt kaotad kõik, aga juhul kui see töötab välja, sa teenid väga vähe võrreldes siis aktsiainvestoriga. Aga käiks korra läbi selle võlainvestori checklisti, et esimene on siis bilanss, omakapital ja kas on ettevõtte kasumis või mitte, ehk kas ta on võimeline oma laenu teenindama. Mis meil järgmised checklistis on? Jah, no ühesõnaga selles mõttes selle nagu laiendaks seda nagu selles mõttes bilansi poolt, et põhimõtteliselt meie vaatame seda nagu selles mõttes sellise lähenemisega, et kas aktsionäridel on piisavalt oma nahka mängus ja kas neil on midagi kaotada. Ja kui me vaatame nagu siis, kui ettevõte nii kasumlik, et ta suudab ilusti võlga teenindada ja sealt jääb üle ka viisakalt aktsionäridele, siis noh, ilmselgelt sellise võlakirja risk on suhteliselt madal. Aga noh, ongi, et ka näiteks see, et alati tuleb vaadata nagu selles mõttes nagu numbrite taha, et mis siis seal nagu tegelikult on ja selle, et ütleme nii, et alati meie nagu vaatame lisaks siis omakapitali osakaalule seda, kas ja kui palju on neil immateriaalset põhivara või üleüldse. Selgita meie kuulajale, mis asi on immateriaalne põhivara? Immateriaalne põhivara on siis bilanssi varana üles võetud kas siis goodwill, mis on siis eesti keeles peaks olema ettevõtte väärtus, et näiteks kui sa ostad teise ettevõtte, mille ettevõtte siis omakapitali väärtus on ütleme 10 miljonit, sina vaatad, et see on väga hea ja kasumlik ettevõte, oled nõus maksma selle ettevõtte eest 15 miljonit ehk 5 miljonit rohkem kui seda omakapitali seal oli, siis kui raamatupidamislikult seda hakatakse konsolideerima, siis
see 5 miljonit läheb sinna omakapitali, 5 miljonit läheb siis selle Goodwilli reale. Aga mis selle nagu Goodwilliga on nagu see, et noh, jällegi, kui on hästi toimiv ettevõte ja eriti nagu tänapäeva nagu siukses digitaalses siis ühiskonnas või majanduses, kus tegelikult väga palju väärtust luuaksegi siis ütleme siis näiteks tarkvaraliste lahendustega, mitte nagu ühesõnaga mingi betoonist tehastega, siis see heas olukorras ei ole nagu selles mõttes see Goodwill tingimata halb asi. Ja et noh, kui me vaatame kõige edukamaid ettevõtteid, siis tüüpiliselt nende bilansis ongi nagu väga suur osa mittemateriaalseid nagu varasid, et on need siis kapitaliseeritud arenduskulutused või mingisugune tarkvara või mis iganes. Aga võlakirjainvestor peab nagu vaatama sellest vaatevinklist, et mis juhtub siis, kui asjad lähevad halvasti. Ja mis sul siis on nagu selles mõttes nagu sealt ettevõttest võtta. Ja tüüpiliselt on see, et see Goodwill või ka mingisugune muu mittemateriaalne põhivara ei ole seda väärtust väärt siis, kui asjad lähevad halvasti. Et ongi, et näiteks ma ei tea, sul on kapitaliseeritud arenduskulud, ütleme, et ettevõte näiteks arendas mingisugust nagu tarkvara, ta arvas, et see saab olema nagu hitt ja hakkab tulevikus nagu kõvasti ühesõnaga müügitulu genereerima. Läksid selle tarkvaraga laivi, selgus, et kliendid hoopis seda ei taha, keegi konkurent tuli parema asjaga välja. Et siis on nagu selles mõttes nagu see, et ega nagu see keegi ei ole nõus sul seda tarkvarajuppi selle nagu sellise hinnaga nagu ära ostma, mis ta sul bilansis on. Et suure tõenäosusega tuleb see nulli kirjutada. Ja et ütleme niimoodi, et väga palju on ka näha nagu selles mõttes selliseid case'e, kus eriti siis private equity aktsionäride poolt on tehtud nagu sukest finantsskeemitamist, kus ettevõte on nagu selles mõttes käinud käest kätte, tegelikult on reaalselt on see equity sealt ammu välja keerutatud, on ülepaisutatud firma väärtust, et jah, kui sa vaatad raamatupidamislikult, sul on bilansis on nagu omakapitali real on võib-olla täitsa viisakas number, aga teisel pool on sul väga suur siis Goodwilli number ja nüüd ongi nagu see, et küsimus on see, et kas see Goodwill on seal nagu selles mõttes õigustatud ja kas see pakub ka kaitset siis, kui asjad lähevad halvasti. Et ja samamoodi on ka nagu kinnisvara investeeringute puhul, et mis sul siis tegelikult on nende varade väärtus. Et jällegi väga lihtne on tegelikult nagu see, et liigutad mingisuguse maatüki ühest kehast teise, sul maatükk osteti nagu või et ongi näiteks mingisugune arenduse SPV, kuhu siis arendaja paneb maatüki sisse nagu omakapitali, et maatükk nagu asendab nagu omakapitali ja öeldakse, et selle väärtus on, ma ei tea, X miljonit, aga kas see nagu maa on tegelikult ka seda väärt, et võib-olla nagu selles mõttes, et juhul kui see näiteks, et ütleme, et ei ole veel detailplaneeringut kehtestatud, rääkimata ehituslubadest, et sul on lihtsalt mingisugune põllulapp, siis juhul kui see arendus ei realiseeru, siis see maa on ilmselt väärt ainult seda põllumaa hinda. Ehk et bilanss tuleb detailselt läbi vaadata ja vaadata, kas ettevõte on kasumis. Mis meil järgmised asjad edasi on? Järgmised asjad edasi on siis võlakirja tingimused, et see on nagu selles mõttes nagu siuke ühest küljest nagu väga, väga individuaalne või et mis ongi võlakirjade omapära on see, et kui aktsiate puhul on tegelikult nagu selles mõttes aktsiate puhul sul ei ole mingid tingimused, sul on nagu selles mõttes osalus ettevõttes, jah, okei, sul võib-olla põhikirjaga on nagu natukene mingisuguseid hääleõiguseid või asju nagu ühesõnaga täpsustatud, aga üldjoontes on tegelikult nagu kõik võrreldav. Aga võlakirjade puhul on sul iga võlakirja tingimused sisuliselt unikaalsed ja
sinna võib kirjutada sisse mida iganes. Ja need tuleb igal juhul läbi lugeda. Absoluutselt ja võib-olla nagu seal, et siin võlakirja tingimustesse võib sisse kirjutada mida iganes ja sealt võib väga palju asju välja jätta. et näiteks selle jaoks meie olemegi siis teinud endale majasisese nõnda öelda checklist'i. Et me käime alati siis uue emissiooni puhul need võlakirja tingimused läbi ja vaatame, mis tingimused nagu selles mõttes on olemas ja mida ei ole. Et noh, see ongi, et ühesõnaga ala näiteks, et noh, alustame sellest tagatis, mis on, et noh, ja kas seda nagu selles mõttes tagatist on nagu ühesõnaga võimalus nagu realiseerida ja nii edasi. Mis on nagu selles mõttes võlakirjade kovenandid, et noh, parematel võlakirjadel on ikkagi nagu kovenandid seatud nagu sellisele tasemele, et võla usaldajatel on võimalus siis nõuda selle võlakirja tagasimaksmist enne seda, kui ettevõte päris pankrotti läheb. Et noh, see jällegi lisab oluliselt turvalisust või noh, ütleme siin niimoodi, et noh, need alati need tingimused ja selle võlakirja turvalisus peab olema nagu selles mõttes tasakaalus siis selle võlakirja tootlusega. Ja noh, seal on nagu selles mõttes nagu edasi, et noh, näiteks ongi, et millele me nagu alati ka pöörame tähelepanu on see, et kuidas, mis tingimustel saab võlakirja tingimusi muuta. Et kas selleks on vaja 2/3 enamust või piisab nagu tavaenamusest, et need on tegelikult kõik sellised asjad, mis kui kõik läheb hästi, ei ole need üldse olulised, aga kui midagi hakkab natukene nagu keerulisemaks minema, siis tekib väga palju selliseid nüansse, millele on vaja tähelepanu pöörata. Ja noh, miks me oleme selle checklist'i teinud on nagu see, et täpselt, et noh, kuigi me teeme seda nagu igapäevaselt, et kui sa loed võlakirja tingimusi, mis sul on võib-olla, ma ei tea, seal 50-60 kohati on need, kui me vaatame lääne emissiooni, siis need prospektid on 500 lehekülge pikad, okei, noh, pool on sealt selles mõttes nagu ettevõtte nagu kirjeldus ja aasta aruanded, aga ikkagi need prospektid on väga pikad. Ja sul on nagu väga raske nagu hoomata, et mis sul siis seal oli nagu sees ja mis ei olnud. Et noh, ongi, et näiteks, et kui ettevõtte nagu siis jääb võlgu mõnel teisel nagu laenukohustusel, et kas see siis tähendab nagu seda, et ka need antud võlakirja omanikud võivad siis nõuda nagu kohest laenu tagasimaksmist ja nii edasi. Et nagu selleks, et meil oleks nagu selles mõttes nagu hästi nagu pilt ees, et mis tingimused on nagu olemas ja mis mitte, siis me oleme endale nagu teinud checklist'i, kus me vaatame need kõik üle. Ja kindlasti struktuur, kuidas asja emiteeritakse, on väga oluline. Absoluutselt ja noh, üleüldse nagu selles mõttes ettevõtte, see algab nagu tegelikult ettevõtte analüüsist, et üleüldse, et mis on nagu see ettevõtte struktuur, kui palju on näiteks seotud osapoolte tehinguid. Et noh, see on nagu selles mõttes nagu väga, väga oluline ja et kui nagu selles mõttes lihtsalt on võimalik nagu sealt ettevõttest noh, esiteks kasumit välja kantida, teiseks varasid välja kantida. Et ja noh, ongi, et ütleme siin niimoodi, et noh, tüüpiliselt nagu selline nagu skeem, kus siis tootvad varad on ühes kehas ja laenud teises kehas. See on sarnane olukord nagu Planetil oli. Jah, et see on nagu selles mõttes siuke väga suur punane lipp meie jaoks. Jah, täpselt, et noh, selles mõttes see alati ei tähenda nagu selles mõttes seda, et see võlakiri ei oleks kindlasti investeeritav. Et noh, näiteks päris tihti nagu ka Lääne-Euroopas tehakse skeeme, kus siis nagu selles mõttes sul see laen on SPV-s, aga tüüpiliselt on siis nagu sul tagatisleping taga. Et sul on nagu siis kas selle emitendi nagu enda aktsiad on tagatised või midagi sellist, et noh, sellisel juhul on, ma ütleks, et see on nagu aktsepteeritav, aga sellest peab nagu selles mõttes kindlasti eelnevalt aru saama. Ehk kokkuvõte on selles, et võlakirjadesse investeerimisel tuleb panna päris palju tööd sinna sisse ja investor ei saa nii-öelda ainult vaadata, kas mulle see ettevõtte ärina meeldib, juhtkond meeldib ja intress meeldib, et tegelikult nii-öelda väike kurat on detailides. Täpselt nii ja jah, et see ongi nagu selles mõttes nagu see, et võib-olla
et ühesõnaga, kui vaadata lihtsalt turul, et on 2 võlakirja, mis maksavad näiteks, ma ei tea, ütleme 8% intressi, siis tegelikult need võivad olla oluliselt erineva riskiga. Ja nagu selles mõttes selle nagu riskitaseme nagu adumine ei ole nagu selles mõttes nagu selline asi, millest niisama peale vaadates aru saab. Tuleme tagasi Balti turu juurde, et kui me vaatame täna Balti börsinimekirja võlakirjade valikul ja vaatame seda, mida meie või millele meie professionaalsete investoritena ligipääsu saame, siis ma tegin arvutuse ja see minu jaoks oli selles mõttes päris üllatav, et kui ma vaatan emissiooni mahtu, kui palju täna on avalikkusele pakutav versus see, kui palju meie oleme täna viimase siin aasta-pooleteist jooksul meie majast on läbi käinud kui professionaalsetele investoritele pakutud maht, siis see suhe tuli selline, et ainult 20% on kättesaadav jaeinvestorile ja see ülejäänud 80% ei olegi jaeinvestorile kättesaadav. Jah, nii on, et see selles mõttes, kui me vaatame kogu nagu selles mõttes Euroopa võlakirja turu toimimist, siis tegelikult ongi nagu see, et kuna kõik võlakirjad on tegelikult ikkagi päris erinevad, see eeldab nagu selles mõttes tingimuste niisugust põhjalikku läbitöötamist ja ka siis nagu selles mõttes mingisugust nagu arusaamist nagu erinevatest nagu nii finants- kui juriidilistest terminitest, siis regulatsiooni tõttu ei ole lubatud suurt osa võlakirju jaeinvestoritele pakkuda. Et kui tehakse emissioon, mis on suunatud jaeinvestoritele, peab olema oluliselt põhjalikum prospekt ja tüüpiliselt emitendid ei taha nagu seda väga teha. Ja tulles tagasi selle juurde, et seda siis professionaalsetele investoritele suunatud pakkumist on olnud oluliselt rohkem, et ongi, et kui me näiteks võrdleme nagu seda, et mis on Eesti pangad emiteerinud siis allutatud teise taseme võlakirju, siis need emissioonid on seal tüüpiliselt olnud siuke, ma ei tea, vahemikus 30–50 miljonit eurot. Aga need samad MREL-paberite emissioonid, millest me varem rääkisime, need on olnud mahtudes 200–300 miljonit eurot. Et see tüüpiliselt nagu selles mõttes need emissioonid, eriti Baltikumis on oluliselt suuremad ja siin ongi nagu tegelikult nagu see, et Baltikumis võib-olla ettevõttel jaeinvestoritelt 200–300 miljonit eurot ongi juba keerulisem kaasata, aga kui me paneme selle sellisesse Lääne-Euroopa konteksti, siis pigem on nagu niipidi, et alla selle nagu siuksed tõsised suuremad institutsioonid üldse ei hakkagi neid emissioone vaatama, et ütleme nii, et Lääne-Euroopa võlakirjaturul on siukene siis tüüpiline miinimum võlakirja nagu emissiooni kogus nagu siukuste suurte emitentide puhul 500 miljonit eurot. Et mis siis nagu tegelikult tähendab ka seda, et tavaliselt sellise võlakirjaga tekib aktiivne järelturg, nendega on võimalik kaubelda ka suurtemate kogustega. Nüüd Eesti riik üllatas meid kõiki positiivselt oma võlakirja emissiooniga, kus siis toimus väga suur ülemärkimine. Kas sinu jaoks need tulemused olid üllatavad? Nii ja naa, ma võib-olla isegi oleks millegipärast arvanud, et jaeinvestorid märgivad seda rohkem, et tegelikult nagu jaeinvestorite huvi oli suhteliselt väike, see oli vist mingisugune 28–29 miljonit eurot 200-st, et ja vaadates, kui palju nagu jaeinvestoritel seisab raha nõudmiseni deposiidis, mis ei teeni mitte mingit intressi, siis ma võib-olla oleks arvanud, et inimesed nagu käituvad ratsionaalsemalt ja nagu võib-olla siis nagu panevad rohkem raha sinna riigi võlakirjadesse, aga teistpidi, et see nagu emissioon täismärgiti, ülemärgiti ja et Eesti pangad selle vastu niivõrd tugevalt huvi tundsid, ei saaks öelda, et see nagu üllatus on, et tegelikult kui me siis võtame nagu selles kontekstis, et me räägime Eesti riigi võlakirjast riigi võlakirjade kontekstis, mis on väga madala riskiga investeeringud,
jah, pigem peaks neid võrdlema deposiidiga. Et noh, Eesti riigi võlakirja tootlus on parem kui ühesõnaga, ma ei tea, Saksamaa või Prantsusmaa, noh, mis on ka võib-olla geopoliitiliselt natuke madalama riskiga, ehk see on nagu õigustatud. Aga võib-olla, et mis pankade jaoks selle nagu selles mõttes nagu huvitavaks nagu teeb, on see, et pangad saavad hoida siis riigi võlakirju enda bilansis null riskikaaluga, mis tähendab seda, et kommertspank ei pea nagu panema selle jaoks kõrvale omakapitali. Et kui kommertspank annab näiteks mõnele ettevõttele laenu või annab eraisikule maja ostuks laenu, ta peab panema iga laenu kohta teatud nagu summa siis omakapitali kõrvale. Ehk siis laenu andmine nagu nõuab kapitali, aga see riigivõlakirjade hoidmine kapitali ei vaja. Ja teine faktor on nagu see, et see 3,3% pakutud intress 8 aastaks on tegelikult ka pankade jaoks väga hea intress, arvestades, et siis keskpanga intressid ilmselt langevad oluliselt. Et täna, et sisuliselt on see, et kommertspangad ostsid seda Eesti riigi võlakirja, teenivad selle pealt 3,3% ja nad sisuliselt finantseerivad seda siis jaeinvestorite deposiitidest, kes ei ole viitsinud tähtajalist hoiust teha. Et noh, jällegi natukene nagu võib-olla võimendatud nagu tõlgendus ja nii edasi, aga noh, sisuliselt see nii on ja noh, pankadel täna on küll nagu selles mõttes nagu võimalus ECB-s raha parkida natuke kõrgema intressiga, aga kui ECB intress tuleb alla, siis neil see võimalus koheselt väheneb. Ehk siis neil oli see võimalus panna täna nagu täitsa nagu okei tootlusega see raha 8 aastaks tööle ja noh, ongi, et ega kogu nagu selles mõttes deposiitide raha ei lähe kindlasti nagu nõudmiseni deposiitide raha ei lähe kindlasti tähtajalistesse deposiitidesse, et noh, pankade jaoks nagu väga nagu okei nagu instrument. Mina ise olin ka väga üllatunud, et nii-öelda jaeinvestorite raha hulk võlakirja läks nii väikeses mahus, sest kui me vaatame täna näiteks rikkaid eraisikuid ja vaatame samamoodi suuri ettevõtteid, siis noh, nende puhul on iga panga kohta ju tagatud ainult 100 000 eurot deposiite ja ütleme siis tähtajalisi hoiuseid ja raha, mis tähendab seda, et see on super instrument sulle lühiajaliselt raha hoidmiseks. Lühiajaliselt defineerida siis ütleme 6 kuud kuni 2 aastat. Et seda nagu ära ei kasutatud, aga võib-olla see on see, et ettevõtted ja eraisikud ei ole harjunud selle instrumendiga. Noh, ongi, et võib-olla nagu, et üleüldse, et miks ma nagu selles mõttes nagu tegelikult nagu vaatan nagu seda Eesti riigi võlakirja emissiooni väga positiivselt, on see, et ma arvan, et ei peagi eeldama, et nagu selles mõttes jällegi esimesele emissioonile jookstakse nagu tormi. Aga ma arvan, et see avas nagu selle ukse, et inimesed hakkavad nagu rohkem mõtlema nagu alternatiivide poole ja tegelikult see tekitaski inimestele ühe alternatiivi juurde. Et jällegi, kui me vaatame nagu selles mõttes nagu seda, et mis siis on nagu selles mõttes jaeinvestori alternatiivid deposiidile, et kui sa ei ole nõus ühesõnaga suuremat riski võtma, siis ega tegelikult neid sisuliselt ei olnudki. Et jah, noh, võib-olla nagu selles mõttes oleks saanud parkida mingisugustesse rahaturufondidesse, aga noh, see eeldab ka juba võib-olla nagu sükast natukene nagu rohkem nagu finantsteadmisi, et noh, täpselt, et võib-olla sükeste ettevõtete nagu ühesõnaga treasury'd ilmselt nagu seda tegid, aga sükene tavaline inimene tänavalt, et noh, tema jaoks on võib-olla see juba natuke nagu süke keerulisem asi. Ja aga et ongi, et see Eesti riigi võlakiri on selles mõttes kindlasti hea alternatiiv. Sa saad siis võtta maha nagu pankade krediidiriski ja mis on siis ka tegelikult boonuseks on see, et
kui näiteks teha 2-aastane deposiit ja selle ennetähtaegselt katkestad, sa kaotad kogu intressi, et võlakirja puhul siis intressi arvestatakse nagu põhimõtteliselt ikkagi selle perioodi kohta, millal sa oled seda hoidnud. Et jah, sul ei ole garanteeritud, et mis hinnaga sa saad seda võlakirja järelturul müüa, aga võiks eeldada, et nagu see instrument tegelikult kujuneb üsna likviidseks, kuna ongi, et täpselt, et nende kommertspankade jaoks on see nagu selles mõttes nagu huvitav instrument ja ma arvaks, et nad hakkavad seal nagu likviidsust pakkuma. Et aga jah, tegelikult oleks võinud Eesti riik teha seda siuke aasta-poolteist varem, et vahetult peale siis Ukraina sõja algust tegi Eesti riik rahvusvahelise võlakirja emissiooni, kus kaasati 1,5 miljonit eurot. 1,5 miljardit 4, mingisuguse intressiga. Ja see oli hetk, kui tegelikult intressid veel ei olnud hakanud tõusma, Euribor oli kergelt veel negatiivne ja jaeinvestoritel nagu ei olnud nagu selles mõttes nagu sellist heast võimalust, kuhu nagu sellise tootlusega ja niivõrd madala riskiga raha tööle panna, et tol hetkel oli nagu see, et ongi, et pankade allutatud võlakirjad olid seal vist mingisuguse 5% juures, et mis on, need ei ole nagu võrreldavad riskid. Et tegelikult nagu kui riik oleks tol hetkel teinud selle võlakirja emissiooni siis suunitlusega jaeinvestoritele, et jällegi, kui nad ainult oleks kaasanud sealt 28 või 9 miljonit eurot, et see ei oleks nagu selles mõttes midagi nagu suurt nagu muutnud, aga võimalik, et tollel ajahetkel nad tõenäoliselt oleks kaasanud rohkem, sest jah, just, et tol hetkel see nagu 4+% intress tegelikult tundus väga-väga ahvatlev ja see oleks võib-olla jah tõesti, et kui Eesti riik oleks saanud nagu selles mõttes siis teinud selle emissiooni jaeinvestorit, et oleks saanud sealt kätte natukene nagu suuremad summad, et see oleks olnud tegelikult Eesti rahvale win-win selles mõttes, et esiteks oleks jaeinvestoritel olnud võimalus, kuhu nagu mõistliku tootlusega ja madala riskiga raha parkida ja teiseks Eesti riik oleks võib-olla saanud natuke odavamalt laenu. Väga hea. Võtame nüüd asja meie pika loo kokku, et kokkuvõte on vast see, et meie tugev ostusoovitus täna kõrge tootlusega võlakirjadele jätkub ja võrreldes eelmise aastaga on investor, kes täna investeerib kõrge tootlusega võlakirjadesse, selles mõttes paremas seisus, et me alustame intressi alanemistsükliga, mis on väga-väga positiivne investorite jaoks. Ja kui sa oled väga madala riskitaluvusega investor, siis meie soovitus on see, paiguta 70% oma varast panga tähtajalisse deposiiti või Eesti riigi võlakirja ja 30% ulatuses oma portfellist investeeri Avarani privaatportfelli fondi. Selle fondi riskitase on mõõdukas ja täna seal on ligi 70% on investeeritud kõrge tootlusega võlakirjadesse. Kui su riskitase on keskmine, siis sa võid võtta ka endale portfelli natukene tähtajalisi deposiite ja Eesti riigi võlakirju, aga investeeri suur osa oma portfellist Avarani privaatportfelli fondi. Ja võid ka näpuotsaga 5% näiteks võtta areneva Euroopa fondi. Ja kui sa soovid oma portfellis investeerida kõrge riskitasemega, siis võid vabalt investeerida 20, 30, 40% areneva Euroopa fondi, mis on siis puhas aktsiafond ja oma portfelli alustalaks me ikkagi soovitame sul valida privaatportfelli fondi, sest see on väga hästi hajutatud fond. Seal on ligi 50 aktsiat, ligi 50 võlakirja ja kulda. Et ta annab su kogu portfellile väga hea alustala või ütleme siukse vundamendi. Suur tänu sulle kuulamast ja vaatamast ja loodame siis suhelda aktiivselt, rääkida telefonitsi, e-posti teel suhelda. Ja kui sul on küsimusi, palun võta minuga julgelt ühendust. Järgmise korraga. Aitäh!